Tegelikult see haakub natukene ka Kaupo räägitud teemaga, et kellele see make.com tundus võib-olla keeruline, aga samas on soov arveid teha kuskil mujal kui Standard Booksis, siis Excellent Portal, millest ka Sven Karuse ennem pealaval rääkis, võiks olla uueks heaks abimeheks. Ehk siis ma püüan teile anda sellise kiire, lihtsa ülevaate, mida siis Excellent Portal müügimehe vaates võiks head teha või miks ta võiks hea olla. Just müügimehe vaates, sellepärast, et müügimees on tihtipeale see, kes kurdab, et ta ei taha seda Standard Booksi kasutada, sest ta liigub päeva jooksul palju ringi. Standard Books ei ühildu meil mobiiltelefonidega, küll saab teda kasutada mõndades tahvelarvutites päris edukalt, aga oleme teinud täiesti eraldi valmis Excellent Portali selleks, et saaks tõesti igast seadmest, igast asukohast teel olles teda kasutada. Ja millest üldse sai tegelikult alguse Excellent Portali arendamine, on see, et raamatupidajad pöördusid kogu aeg või töötajad pöördusid kogu aeg raamatupidaja poole küsimusega, et palju mul ikkagi neid puhkusepäevi järgi on. Ja raamatupidaja peab neid nagu iga nädal vahest mõnele üle ütlema, sest ilmselgelt on keeruline maha liita 20 alles jäänud päevast eelmise nädala kasutatud 2 päeva. Isegi mina ei saa praegu selle või lahutamistehtega hästi hakkama. Mis meil siis tänaseks tehtud on see, et meil tegelikult ei kuvata puhkusejääki täna veel, aga tuleb kevadise versiooniga. Et palgasedelil saab seda täitsa ilusti hakata siin jälgima. Küll aga saab teha juba palju muid asju ja selle arendamine kogu aeg jätkub. Ja miks üldse on kasulik töötajale anda selline lihtne ligipääs enda andmetele. Seda teemat puudutas hetk tagasi ka Katri Jürine teisel laval ja rääkis ka meie hea Läti kolleeg Elvis. Nii, aga nüüd siis asja kallale. Kõigepealt südamerahustuseks. Et kui me räägime, et Standard Books on selline tore äritarkvara, mis on veidikene nagu dinosaurus, ehk siis teda tuleb jätkuvalt alla laadida enda arvutitesse, ta ei ühildu kõikide seadmetega väga hästi, siis me saame teile kinnitada Kreisi raadios tuttava Vallo sõnadega, proua, ärge nutke, me ei saada teile küll suuri ja tugevaid mehi, aga Standard Books ei kao mitte kuskile. Et see jääb kõik alles, et see dinosaurus tähendab seda, et kui siin saalis on neid, kes Standard Booksi muidu ei kasuta, siis see, et te saate selle rakenduse alla laadida, tähendab seda, et näiteks just praegu, kui on väga aktuaalne majandusaasta aruande esitamise aeg näiteks, siis ükski finantsjuht või raamatupidaja ei soovi oma näiteks bilansi ja kasumi aruande vaatamiseks vahetada lehti, et ühe uudise lähen loen Delfist ja teise uudise lähen loen Postimehest. Või siis ma loen neid samu asju, aga erineva autori kirjutatult kuidagi. Et see teebki tegelikult selle Standard Booksi kasutamise mugavaks ja miks me teda kindlasti ära ei kaota, miks Excellent Portal ei hakka ka kunagi 100% asendama Standard Booksi, on see sama mitmikakna kasutamise süsteem. Võin siia kõrvale võtta lahti veel ka pearaamatu, ma võin seda siit samast ka bilansist avada, et kõik see jääb alles. Seega veel kord, proua, ärge nutke, midagi ei muutu. Küll aga lisandub Excellent Portal, mis tähendab seda, et müügimehed, kes päeva jooksul ringi liiguvad ja ikkagi ei tööta kogu aeg kontoris, et nendel on tulevikus hea lihtne võimalus käigu pealt oma asju teha. Nii. Ma sain see isegi sisse, täitsa töötab. Suurepärane. Selline näeb ta siis välja arvutist vaadates. Kui ma tahaksin teda kasutada mobiilis või tahvelarvutis, siis ta on lihtsalt veidi rohkem kokku surutud, aga siin on kõik olemas, nagu ka töölaua vaates. Ehk siis on tööülesanded, müügi all on arved, tellimused, pakkumised, kontaktid, sealt saame vaadata kontaktide hetkeseisu,
personaliandmed, palgasedelid, planeeritud puudumised. Planeeritud puudumistel tuleb meil ka juurde võimalus enda nii-öelda puudumisega kohe märkida, millal ma seda puhkustasu soovin, kas enne või pärast palka, et kõik selline asi saab olema siin kenasti olemas. Ja kui ma nüüd olen müügimees, kes on majast väljas, siis täna ei ole meil küll veel nii-öelda rakenduse poest alla laetavat äppi, aga selle saab endale nii-öelda home screenile nii tahvlis kui ka telefonis salvestada. Või siis internetibrauserist, mis iganes seadmes avada. Et ta tõepoolest nii-öelda alla laadima ei pea ja need andmed on reaalajas sünkroonitud, ehk siis kui me praegu teiega koos teeme siin ühe arve, näiteks sellisele kliendile, lisame siia ka mingid toredad tooted, mida ta võiks soovida, ja kui ma selle nüüd ära salvestan ja vaatan arvete registrit, siis see on seesama arve, mis on praegu tegin summas 31,60, et ta on siin kohe olemas, et siin ei ole mitte mingisugust viidet. Ja kui turvalisuse koha pealt rääkida, siis me ei salvesta teie andmeid nii-öelda internetilehele kuskile maha, vaid lihtsalt peegeldame tegelikult sellest võimekast standardbuksist need andmed otse sinna Excellent portalisse, et need on kogu aeg seal olemas, täpselt seesama arve, mille ma siit tegin, võime teda proovida ka reaalajas muuta. Ehk et kui ma siia nüüd kirjutan mõne ilusa poisslapse nime, näiteks Vallo, salvestan, vaatan siit seda arvekaarti, siis see Vallo on siin olemas, ehk et siin ei ole tõesti mingit viidet, need andmed on reaalajas standardbuksis olemas. Mis tähendab seda, et kui müügimees on majast väljas, teeb kliendi juures näiteks pakkumise, siis kliendihaldur, kes võib-olla seda pakkumist ootab, et sellega järgmiseid toiminguid teha, siis ta seda saab kohe teha, et need on tõepoolest kohe seal olemas, et siin ei ole mitte mingisugust viidet vahel. Ja saab siis teha hästi lihtsalt arveid, et kui me nüüd võrdleme, nagu ka Sven enne mainis, et me tahame, et Excellent portal oleks just selline hästi intuitiivne, et sa ei pea omama mingit koolitust, et võtta seda kasutusele. Ja kui me vaatame seda arvekaarti, siis see on tõesti nii, et hakkad lihtsalt ülevalt alla täitma lihtsalt ja arusaadavalt välju. Kui nüüd võrrelda seda standardbuksi arvekaardiga, siis siin on lihtsalt nii palju võimalusi, mida tegelikult raamatupidajal või ma ei tea, osakonnajuhil on vaja kõiki neid välju, aga ei ole vaja sellel müügimehel. Et siin on igasugused vahelehed, arvekaardil küll, ma ei tea, käibemaksukoodide, objektide jaoks, mille kõige jaoks, et seda ei ole tõesti kõikidel töötajatel vaja, seega kui teha arvet Excellent portalis, siis on neid välja oluliselt vähem ja töö on lihtsam ja kiirem. Mida siis veel saab teha? No näiteks tööülesannete alt ma saan vaadata oma kliendi kohtumisi, kui ma olen need sinna märkinud. Näiteks täna ma peaksin helistama pakkumise asjus ühele kliendile, ma saan siia külge panna ka kliendi andmed, ehk et see kõik on minuga kogu aeg taskus kaasas, kui ma olen majast väljas. Kui ma olen kliendi juures, ma saan kohe teha talle uue pakkumise. Teeme teiega koos, vaatame, kas õnnestub. Mis saaks juhtuda, eks ole? Nii, huvitav, et nüüd kui veini tellitakse. Nii. Võtame valget veini ka ühe kasti. Nagu me kõik teame, siis veini on kastis 6 pudelit, eks ole. Nii, 2 kasti veini soovib klient saada, salvestan. Siis kliendihaldur või ka müügimees ise saab sellest pakkumisest käigu pealt koostada ka tellimuse või arve. Et pakkumisest saab ka otsearvet teha, mul on siin näiteks üks lahtine pakkumine olemas. Ja ma ei pea temast tegema tellimust, ma võin ta ka kohe arveks teha, kui see on ära kinnitatud. Saan ta ka saata vajadusel e-maili peale. E-mail saigi saadetud, siia tuleb see seotud kaart ilusti ja kui ma vaatan seda samat pakkumist, mille numbri lõpp on 11, vaatan standardbuksi poole peal. Nii, 11 lõpuga pakkumine on see, siis e-mail on kenasti saadetud. Seega kõik, mida ühel müügimehel võiks vaja olla, on siin justkui nagu olemas.
pakkumisi saab loomulikult ka muuta, siia saab asju juurde lisada, nendest saab teha koopiaid, välja trükkida, saab ka kontaktide andmeid vaadata, ehk siis mul on taskus olemas igal pool kaasas hetkeseis, ma näen, kus on tema aadress, saan vaadata selle kontakti kohta täiendavat infot, näiteks siin on hoiatus müügil, et ettemaks alates summast 25 000, et kõiki selliseid asju ma näen. Müügimees võib-olla ei taha teada, mis kontodega ta on seotud, võib-olla tahan vaadata lähetusinfot, kui mul on vaja kohtumisele minna. Kõik manused, mis on kontaktikaardi küljes, standardbooksis, kõike seda näeb ka Excellent portalis, ehk siis kui ma olen mingi lepingu temaga sõlminud, ma olen selle pannud kontaktikaardi külge, siis ma teel olles saan seda kõike vaadata. Ja väga mugav on ka kontaktide all selline asi nagu hetkeseis. Et siin on ka näha, et kas ta on nüüd klient või tarnija, antud juhul see kontakt on mul mõlemad. Seega esimesel vahelehel siin hetkeseisu all ma näen tööülesandeid, ehk siis antud juhul on mul olnud kliendi kohtumine temaga eile. Näen arveid, näen ka tasumata arvete hetkeseisu, saan kohe ülevaate sellest, kas ma tegelikult tohiks talle teha uue pakkumise ja sellest arve. Et ma ei pea selleks helistama enam kliendihaldurile, et kuule, et kas ta on meile võlgu, et ma tegelikult näen seda teel olles igalt poolt. Saan vaadata tema viimaseid tellimusi, pakkumisi, ostuarveid, kuna tema on ka tarnija praegu. Nii, vaatame siit ühte kontakti veel. Ja otsin ka, et ma ei pea, mul on praegu küll kliendikood peas, aga ma võin otsida siit ka, eks ole, nime järgi kontakte ja pakkumisi. Et leiab ilusti, et see otsing on meil igas aknas filtreeriv, seega ma võin otsida mis iganes nime osa järgi, annab mulle ilusti vasta. Ja siin sellel kontaktil samamoodi näen tööülesandeid, kui ma neid kasutan. Teel olles müügimehel võib see olla väga vajalik. Näiteks siin on mingil kohtumisel ka mingid kommentaarid jäetud. Ära unusta, et seal on tasuline parkimine. Tubli kliendihaldur on ilmselt müügimehele selle meeldetuletuse pannud. Näen samamoodi tema viimaseid arveid. Midagi on ka tasumata. Ja tähtaja ületanud on siis ka siit ilusti kohe selgelt näha, et jällegi ei pea tegema kõnet kliendihaldurile, et kas ma ikka võin talle midagi müüa. Et müügimees näeb seda infot kõike ise. Näen ka samamoodi tema tellimusi, pakkumisi, ostuarveid. Ja kui ma nüüd veel mõtlen selle peale, et mida üks müügimees võiks vajada, siis meie käest tihti küsitakse, et oodatakse mingisuguse ettemaksu laekumist, et kas me ei saaks seda kuidagi automatiseerida, siis tegelikult saab, et standardbooksis on täiesti olemas ettevõtte märguannete moodulis erinevad teavitused, näiteks laekumiste ridade märguanded. Ma saan siin ära seadistada, et millise laekumise rea kohta ma tahan saada teavitust. Näiteks tavaline arve, mille summa ületab 1000 eurot, selle kohta tahab juht saada e-maili, mis tähendab seda, et ta ootab mingist summast alates laekumise. Näiteks see summa võib olla suurem, et võib-olla kui 10 000 eurot laekub kontole, siis juht tahaks teada, et see päriselt tuli see raha. Seega, kui ma teen laekumise, vaatame, kas meil on siin ka mõni suurem summa. Ei ole, aga teeme siis ühe arve siia. Nii, ostab ühe pudeli väga kallist veini. Las ta siis ostab. Nii, kinnitame ka ära selle arve. Ja kui nüüd raamatupidajal on tulnud pangaliidestusega laekumised sisse, et järgmisel päeval need laekumised kinnitab või kui on juba seadistatud nii, et need kinnitatakse automaatselt, mis on ka täiesti võimalik, et ei pea neid käima üle kontrollimas, siis peale sellise laekumise kinnitamist antud juhul saadetakse siis sise e-mail ettevõtte juhile. Näen seda siit enda postkastist, et praegu kell 12.45 saadeti juhile teade, et laekus selline summa sellise arve eest. Kui ma nüüd panen ennast müügimehe rolli, ma võib-olla ootan mingisuguse tellimuse eest ettemaksu, teel olles ma ei taha saada
emaili, mis tuleks mulle programmi, ma tahan võib-olla saada käigu pealt SMS-i, sest ma olen ju majast väljas kogu aeg, siis ka see on täiesti võimalik. Et kui ma nüüd teen uue laekumise, kujutage ette, et ma olen raamatupidaja praegu, siis mul summa limiti ei ole määratud siin, aga laekub raha tellimuse eest ja nüüd, kui mina olen selle tellimuse peal müügimees, antud juhul isegi ei ole, siis mina seda sõnumit praegu ei saa, aga kohe parandame selle vea. Nii, vaatame näiteks, see on meil siin laekumata. Teeme uue laekumise. Oih, näete, mina lähen ka juba segadusse siin. Täiesti valest kohast otsisin praegu. Nii, juba palju parem. Kontrollime. Mina olen antud hetkel müügimees selle tellimuse peal, seega kui raamatupidaja kinnitab ära laekumise, mille rea peal on see tellimuse number ja ma olen seadistanud nii, et ma tahan saada SMS-i selle kohta. Ehk siis SMS läheb müügimehele, mitte nagu konkreetselt mulle, vaid kes iganes see müügimees on, siis see SMS meile ka kohale tuleb ühel hetkel, kui siin levi on. Juba tore, kui kõik paneks oma telefonid praegu flight mode'i. Aga kontrollime seda hetke pärast, päriselt ka see töötab. Ja samamoodi läheb teavitus antud juhul ka sise e-mailiga lao eest vastutavale isikule. See on sellepärast hea, et kui oodatakse mingi ettemaksu laekumist ja kaupa ei hakata enne komplekteerima, siis raamatupidaja ei pea ütlema, et kuule, et selle tellimuse eest laekus raha, nüüd võite hakata kaupa kokku panema, vaid et laomehele, antud juhul on see siis meil Veronika, tuli teavitus, et raha laekus, võib hakata kaupa komplekteerima. Et kõik need teavitused saavad olema automaatsed, et ei pea midagi käsitsi tegema. Ja mina kui müügimees olen saanud samamoodi sõnumi, et raha laekus. Kui ma ei ole, või ühesõnaga, kui mul ei ole automaatset teavitust seadistatud laomehele, ma saan nüüd ise helistada talle, et kuule, et selle kauba võib kokku panna või võib-olla ma ise komplekteerin seda, et kuidas mingis ettevõttes vaja on, siis selliseid sõnumeid saab tõestuseks kell 12.47, see päriselt praegu tuli see sõnum väikse viitega küll, sest siin on ilmselgelt palju rahvast koos. Aga selliseid teavitusi on ka võimalik, ehk et kui ma olen müügimees majast väljas, ma saan kasutada Excellent portalit, et oma müügikohtumise järgselt kiiresti pakkumine kirja panna või tellimus koostada või sellest arve teha, see e-maili peale saata. Või siis ma olen sisestanud tellimuse, kliendihaldur hakkab temaga edasi tegutsemast ja saab selle hetkega endale sinna standardboksi, seal ei ole mingit viidet vahel. Või nagu siin just näitasin, ma olen majast väljas, ootan mingisuguse ettemaksu eest laekumist, et saaks sellega edasi tegutseda, siis neid teavitusi saab täiesti automaatselt programmi. Et selline põnev toode. Ja turvalisuse koha pealt siis, nagu ka sai mainitud, et me ei salvesta klientide andmeid kuskil veebilehel, vaid kõik on turvaliselt standardboksi rakenduses, mida me varundame mitmes riigis lausa. Et iga öö tehakse teie andmetest tekstikoopiaid, need on krüpteeritud, andmed liiguvad kogu aeg krüpteeritud kujul, et isegi kui te olete avalikus internetivõrgus, siis teie andmeid ei näe keegi. Ja nii lihtne see ongi. Mul vist ei ole hetkel isegi midagi lisada. Ma loodan, et on tulnud ka 0 küsimust. Jaa, suur aitäh Kristiinale, aplaus palun. Tõsi on, et päris aktuaalse teemaga on tegemist, nii et küsimusi on mitmeid, oled sa valmis? Jah. Meie imelised e-arved. Kuidas on e-arvete ja portaliga? Kas neid saab sealt saata? See on täpselt sama raske, nagu seda on standardbuksis teha. Ehk siis, kui te olete määranud kontaktikaardi peale, et see klient on e-arve vastuvõtja,
või te olete äriregistrist selle automaatse päringuga lasknud programmil muuta, siis e-arve saatmiseks ei ole vaja teha midagi muud, kui koostada arve ja see kinnitada. Kõik. Ehk siis tegelikult kõik seadistused ma teen ikkagi seal Standard Booksis, kui mul on vaja e-arvete saatmiseks või milleks iganes. E-arvete saatmiseks seadistusi saab teha Standard Booksis, osasid seadistusi saab teha ka Excellent portalis. Kindlasti tuleb siia juurde väga palju seadistusi, näiteks sama kontakti hetkeseisuvaade. Siia tuleb juurde, nagu ka Sven ennem mainis, on plaanis teha erinevaid mõõdikuid, et näiteks arved praegu siin näeb küll, kas klient on midagi võlgu või kas ta on ületanud krediidilimiiti, aga on tulemas kindlasti ka sellised mõõdikud, et milliseid artikleid ta on kõige rohkem ostnud, et see oleks selline ilus visuaalne graafik, et oleks lihtne müügimehel jälgida või näiteks juhil, kui ta on puhkusel või raamatupidajal, et me kogu aeg arendame siia asju juurde, aga ta ei saa kunagi asendama 100% Standard Booksi. Väga hea. Siis sa rääkisid mõningatest moodulitest ja võimalustest, mis portalis täna on, et saab müügiarveid teha ja on palgaarvestuse moodul, et kas on plaanis mingeid lisamooduleid ka juurde, lisavõimalusi? Väga hea küsimus, absoluutselt on. Näiteks on tulemas mõõdikute moodul ehk dashboard, kus saab siis vaadata vastavalt sellele, millisele moodulile on ligipääs, näiteks müügimees kindlasti võib-olla ei peaks nägema, ma ei tea, bilanssi näiteks. Tal ei ole ilmselgelt võib-olla finantsmoodulile ligipääsu. Küll aga ettevõtte juhil on, seega tema dashboard või mõõdikud näitavad neid andmeid. Ehk siis see on nagu kasutajagrupi õiguste järgi, mida ta näeb. Lisaks on tulemas kindlasti ka inventuuri tegemise võimalus, artiklite loomine, lihtsalt nii nagu arvegi, paar välja, saad kiiresti uue artikli koostada. Eriti kui sa ei kasuta laoartikleid, siis sul ei ole tõesti neid kõiki välju vaja, mis Standard Booksi ühe artiklikaardi peal olemas on. Kas portali kasutamine sõltub ka brauserist või sellest mobiilist, et kas ta on Androidi, iOS-i peal ja mis brauseri peal, et Safariga aeg-ajalt on mingid, mitte nagu meie tarkvarale, kui üldiselt Safariga nagu on mingid probleeme, et tuleb tihtipeale kasutada, ma ei tea, Chrome'i, et kas sellel... Tegelikult absoluutselt ei ole, et Safariga võivad seal mõned värvid võib-olla vahest erineda Google Chrome'i vaatest, aga muidu on kõik täpselt sama. Et mobiilis ta ilusti ühildub, seega teda saab tõesti igast seadmest igal ajal kasutada. Väga hea. Kas inglise keele tugi on ka olemas, et näitasid praegu eestikeelset interface'i? On. Praegu on Excellent portal juba 3 keeles, eesti, inglise ja läti. Sest nagu me kõik teame, Excellent on laienenud kokku 4 riiki, Eesti, Läti, Leedu ja Soome. Ja me teeme tegelikult tulevikus tarkvara 6 keeles, Eesti, Läti, Leedu, inglise, vene ja rootsi. No, väga head arengud on. Saad tulevikus oma rootsi keelt praktiseerida. Väga hea. Ja siis on muidugi väga tähtis küsimus see, et kas seda kõike saab juba praegu kasutada, on see, mida sa näitad, kas see on täna valmis ja seda saavad kliendid võtta kasutusele? Tegelikult täna saab juba kasutada, küll ei ole meil pakkumiste registrit praegu, aga see tuleb kohe kevadise versiooniga, ehk siis sisuliselt kohe on ta olemas. Kas sa oskad selle hinnastamise kohta ka midagi öelda, et hästi palju asju on meil alati põhipaketis, et kas siin on vaja mingit täiendavaid kasutajakohti või... Tegelikult on nii, et iga Standard Booksi kasutajaga saab lisaks ka ühe Excellent portali kasutaja, ehk siis tegelikult kui tal on 2 kasutajat, siis te saate ka lisaks 2 portali kasutajat, ehk 2 kasutajat, kes kasutavad Standard Booksi ja 2 kasutajat, kes võtavad kasutusele Excellent portali. See tegelikult teeb 4 kohta. No väga mugav. Ja saab ka tulevikus juurde soetada, kui on vajadust. Nii et tegelikult saab juba praegu katsetada siis need kasutajad, kes on olemas ja juba litsentsid ostetud, et need saavad kohe kasutada ilma mingi lisatasuta. Ja, või näiteks raamatupidamisbürood, kes ei soovi, et nende klient pääseks Standard Booksi ligi või on lihtsalt tülikas seda alla laadida, talle neid linke saata, siis Excellent portal on juba täna võimalik nende kliendil kasutusele võtta, et seal kas või ise arved sisestada. Siis sa näitasid mõningaid aruandeid, et kas kasumi aruanne on ka plaanis tulevikus siia lisada? Jaa, kindlasti. Et täna on olemas siin bilanss, ostureskontroo ja müügireskontroo, aga on tulemas
kindlasti kasumiaruanne, kindlasti mingid statistilised aruanded, nagu ma korra mainisin, et kas või see, et näete kliendi hetkeseisust ära, mis on tema nii-öelda müügikäive mingis perioodis või mis on need tooted, mida ta on kõige rohkem ostnud, et kõik selline kindlasti lisandub, et just eriti müügimehe vaates sul on kogu see info sinuga kogu aeg kaasas. Et sa ütled, et lisandub ja oma ettekandes sa mainisid ka mõningaid asju, mida täna veel ei ole, et kas see lisandub tähendab nüüd kevadises versioonis, mis siin mai-juunikuu jooksul võiks tulla või see on selle aasta jooksul või millal võiks saada neid uuendusi kasutada? See on hea küsimus, sellele teab vastust Chuck Norris. Küsime ta käest. Tegelikult on nii, et väga palju asju kevadel juba lisandub. Tahaks loota, et sügiseks on meil hiljemalt olemas ka mingisugused esimesed näidikud või sellised toredad visuaalsed graafikud. Ehk siis portal uueneb samamoodi nagu Standard Books, et 2 korda aastas tulevad isegi tihedamini. Isegi tihedamini. No, väga hea. Siis on küsimus, kas portalis näeb ka ladu ja artikleid, saab artikleid sisestada ja artikli manustes olevaid siis, ma ei tea, pilte või jooniseid täna vaadata? Artikli manuses olevaid pilte täna veel ei saa, sest artiklite registrit meil eraldi siin ei ole, küll aga nagu ma näitasin, siis kontaktide manuseid saab vaadata. Laoseisu näeb ka juba täna, sest igal pool, kus sa kontakte või artikleid valid, on see siis tellimus, pakkumine või arve, seal artikli valikuaknas oli tegelikult viimane veerg näitas ka laoseisu. Et ka müügimees, kui ta näiteks ei taha isegi arvet sisestada, aga tahab täna laoseisu vaadata, siis meil küll artiklite registrit ei ole täna veel tehtud. See on kohe-kohe tulemas, aga võtabki lihtsalt uue arvekaardi, trükib sinna selle artikli koodi või nimetuse ja vaatab tema laoseisu, et see kõik on tegelikult juba olemas. No, väga mugav. Ja üks küsimus veel, et sul väga lihtne ei oleks, on ju, siis et kas inventuuri on ka täna võimalik teha või kas see tulevikus lisandub? Täna ei ole võimalik teha, kindlasti tuleb. Aga ja inventuur on väga hea küsimus, sest et tõesti see annab selle võimaluse, et te saate näiteks laos vabalt ringi liikuda, mis iganes seadmega. Muidugi saab ka laos teha inventuuri, nagu Kaupo Karuse meil eelmine aasta näitas ribakoodi skännerit, et osad nendest on mäluga, et lähed skännid seal oma laos kõik tooted ja pärast paned ta nii-öelda pessa ja siis ta annab su loetud nii-öelda artiklid ja kogused kõik inventuuri lehele, aga on tulemas ka siia Excellent portalisse. Et tõesti lähedki tahvelarvutiga lattu ja teed ära oma inventuuri. Aga siis tundub, et praegu rohkem küsimusi ei ole, et saame sind ära lasta siit piinamiselt. Suur aitäh veel kord Kristiinale! Aitäh!